Hei tšau, täpselt. Ma hiljuti rääkisin sõpradega, et kuule, et huvitav, et vaata need saated, mis on iga aastavahetus on ju, et kus ennustajad ja kõik, kes panevad kaarte särki-värki ja mis siis ka toob tulevik ütlevad. Nagu okei, tavaliselt nagu sa saad iga asjaga põhimõtteliselt siduda. Aga see aasta oli asi, mis meid kõiki ühendas, kogu maailma ju. Põhimõtteliselt koroona on ju, pandeemia siis, mis pani terve maailma lukku ja ei ole. See on asi, mis mõjutas iga meie elu, seda mitte näha, sest see on nii suur asi. Väga huvitav, kas keegi üldse pani täppi midagi sellist. Tõenäoliselt on need ennustajad ja kõik need on ikkagi lokaalsemad panid nii-öelda kaarte. Me praeguses videos süveneme ainult koroona teemale. Ma olen hästi avatud meelega vastu sellele. Ja ühes saates, mida toob aasta 2020 Kanal 2-s, olin ka mina. Täpselt mina kui tuntud käejoonte järgi ennustaja. Ma ei mäleta mitte midagi, mis ma rääkisin, aga ma ei raiska teha aega rohkem. Lähme sisse siia. Ilmselgelt mul ei ole reklaamivaba kogemus. Milliseks aasta siis kujuneb ja kus on need kõige ohtlikumad ajad Eestile ja maailmale? Nii? Silma hakkas planeetide ühenduste, eriti Saturni ja Pluto ühenduste rohkus. Plutol on väga hea aasta olnud oma muusikakarjääris. Rott alustab alati uut tsüklit ehk uut 12 aastat. Seega on algamas täiesti uus aasta, uus periood. Ja uus periood algab millega? Algab kriisiga, sest muidu ei tule muutust. Raudteavariid, võib ka mingid epideemiad olla. Jaanuar, veebruar on nii nagu ikka, inimesed annavad palju lubadusi, üldjoontes on seda raske pidada, mida on... Okei, ei ole vaja niimoodi rünnata kedagi isiklikult siin, eks ole. Ma ei tulnud selle jaoks siia. Lubatud. Keerulised kuud pigem vaataks juulit, augustit, et see on siuke natukene tormilisem kuu, just emotsioonide põhjal. No võib-olla kellelegi oli, kellelegi mitte, minu arust need olid just lihtsamad, kõigi jaoks oli mingis mõttes totaalne vabanemine. Uus metspähklitega hõrk tume šokolaad. Juuniga on iseäralikud lood. Juuni on läinud jahedamaks poole sajandi jooksul ja me hakkame lumesadusid paradoksaalse kombel rohkem nägema juunikuus. Mida? Ma küll ei näinud. Kirsti. Ei ole näinud. Mina olen lapsest saati kaarte lugenud. Sealt ma saan seda informatsiooni, mida ma küsin nende käest, et sellepärast ei saagi kunagi õppida. Martin Järveoja lihtsalt samastub praegu. Ta on ka kaarte lugenud. Vaatame siis, mida on tarokaartidel varuks algavaks aastaks. Perekonna mõttes väga palju inimesed pööravad tähelepanu oma esivanematele. Väsitav aasta, hästi palju kurdetakse selle üle, et ei ole energiat. Samas Eestis iga aasta D-vitamiini puudus, come on, eestlaste põhiteema. Jõudu. Alkoholiga tegeletakse väga palju, kas see on siis meil mingi aktsiisiteemad jälle, mis siin hakkavad, aga inimesed päris palju räägivad alkoholiteemadel. Armukadedus on sellel aastal väga suur oht. Selline, et mina tahan, minu soovid, et hästi palju sõidetakse üksteisest üle. Aasta lõpupoole tuleb olla oma tervisega hästi ettevaatlik. See on kas see on mingi gripi uus puhang või on see mingi selline, mis puudutab inimeste hingamisteid, mis niidab väga paljud inimesed maha. Wow! Ta küll pani aasta lõppu, ütles küll. See oli suht aasta alguses, jaanuar, veebruar, märts. Ausõna ei tahtnud teile fuck just võideta. Muidu ütles nagu õigesti vaata, lihtsalt nagu ajaga pani natukene. Nad hakkasid seal tähemärkidele ennustama nagu otse, võtsid eraldi ette ehk liigume siis Kanal 2, mida toob aasta 2020 juurde ja siin on igast eluvaldkondadest inimesi. Ja mina millegi pärast. Äärmiselt sündmuste tarokaartide sõnumeid edastab 5. põlve kaardidaam Kirsti Timm. Huvitav, kas ta räägib sama juttu, mis ta rääkis TV3 omas või? Oi, ja see tuleb kole. Oi, ja see on kättemaks. Seda küll TV3 omas ei rääkinud. Seda aastanumbrit siis arvestatakse niimoodi, et 2-0, eks ju, siis 2 liidame saama 4.
Mida? Mulle väga meeldib Eurovisiooni vaadata, see on nagu traditsioon, aga kui me räägime ökoloogilisest jalajäljest, siis on nagu piinlik natukene vaadata, see on nagu halb vaadata, see on täpselt see, et sa vaatad Eurovisiooni ära, sa lähed istutab paar kuud aega. Kus nüüd ütles? Gerrit Henry Thunberg. Eesti mees on üks põgenev mees, et selle asemel, et rääkida, Eesti mees ei räägi ikka, ei räägi taga aastal 2020 või. Vau, see on mingi aususe saade siin, ma vaatan. Eestlane on aastal 2020 mugav, musta huumoriga, masenduses, ma ei tea, D-vitamiini puudus, nagu ikka. Eesti naine. Ise oled ka, ma olen nagu idu seal, mina ei lähe valgeks talvel, ma olen halliks. Roti värvi, metallroti värvi. Ja on tegelikult üks tubli naine. Ta saab kõigega hakkama, aga tal on üks viga. Ta võtab Eesti meest nagu oma poega. Et mehed on mehed ja naised, laske neil mehed olla. Mingi kuradi hellitamine käib, mingi kasvatamine, võetakse mingi katkised inimesed, eriti mehed, kellel on haprad egood ja siis naised peavad neid hakkama mingi muutma ja kasvatama ja come on, 2020 please, noh. Sa ei ole psühholoog, asi peaks olema võrdne ja mõlemad peaksid lihtsalt seepärast. Tere, mina, kes ma olen suhte ekspert, olen siin. Omaette nähtus on ka tänapäeva Eesti noored, kellest vanad eestlased enam üldse midagi aru ei saa. Teate, kui tundlikud on tegelikult täiskasvanud, kes kutsuvad meid noori lumehelbekesteks, kui sa ütled midagi, nad on rohkem, lähevad kettasse ja nad tunnevad puudutatuna kui meie kes on päris lumehelbekesed? Poolte sõpradest ei ole kodus telekaidki enam, et siis liigub aina selle poole, et tavameediat enam nii väga ei vaadata, et pigem Netflix ja teised, kus on filme ja sarju saab kohe vaadata ilma reklaamipausideta. No aasta 2020 on väga sarnane sellele, mis nüüd oli eelmine. Nüüd suvel on üks mingi võngerdus ja vaat suvel võib natukene midagi muutuda. Ma mõtlen nagu riigi seisukohalt ja mis meil riigis toimub. Uraan on selline Ei tea, mul ei tule küll midagi praegu ette, võib-olla teil tuleb. Üllatuste ja ootamatuste planeet. Kaja Kallasega on teema paraku selline, et kas ta nüüd õpib ka väljenduma paremini ja õigemal hetkel. Praegu ikkagi siiamaani on pigem tema kahjuks olnud just need, et liiga tormakad või liiga kiirustatud väljaütlemised või üldse sõnavõtud. Kaja Kallasel või? Kallasel või? Tipu Linnu, mina ei tea, seal on need meessoost isikud on need, kes lahmivad minu arust. Peaks talle soovima sellist tasakaalukust ja vaoshoitust ja enne mõtle, kui ütled. Mina seda talle ei soovi. Kuid nüüd on aeg haarata kaardipakk ja vaadata, mida kaardid tänasele peaministrile lubavad. Nii, Jüri Ratase karjäär. No siin alguses ta istub ikka väga kuidagi kindlalt siin oma koha peal, tunneb ennast täitsa kodus siin. Vaisti. Issand, kus ta tahab sellist. Ta teeb oma tööd kirega ja ma ei tea, kas meil tulevad valimised. Kuidagi mingi asi tema jaoks, mis nagu oleks nagu selline kiirelt edasi viiv asi või nagu tundub, et nagu see tuleks hullult kasuks kuidagi, see saab jumala järsku otsa tuleks. Jüri Ratasele kaigaste kodaratesse loopimine erilist tulu tuua ei pruugi. Tema veereb ikka edasi. Nüüd oleks huvitav teada saada, mida meedid ütlevad. Kas skandaale tuleb veel? Midagi lepitakse kokku, mingi selline kokkulepe siin toimub, mida me justkui ei oskaks oodata. Mingi suur saladus tuleb välja. Ja see tuleb väga ootamatult välja. Ja sellisest kohast, kus me ei oota seda. Oi, ja see tuleb kole. Oi, ja see on kättemaks. Nagu see on ikka väga mõnuga tehtud asi. See on mingi väga juhtiva koha pärast. Ma tunnen, nagu mul on täiesti blank space peale koroona sel aastal. Mis nagu toimus? Kindlasti tuleks vabaneda võlgadest, kui see võimalik on ja samas ka vaimsetest võlgadest. Mitte ainult materiaalsetest. Hästi öeldud. See aasta on äriks. Ma ei saa Facebooki ka minna. Ma olen oma võla ära maksnud. Ma olen arve ära maksnud. Ei, okei, no ma mingin. Ootan tuud, olen laev, kes on eksinud teel.
aga samas võib see aasta tuua takistusi ja piiranguid, aga siis on vaja maha istuda ja mõelda, milleks need takistused on, et vahel on lihtsalt, ütleme, meie mõte ei ole õige. Lubavad numbrid tulusat aastat tervele Eestile. Selliste muudatuste ja mis paremusele muutuvad Me võtsime riigiga eriolukorras võeti ju mingi hull laen, ehk nagu selles mõttes ei ole ju hea. See sai nii palju paha meelt. Ma tegelikult nägin treilerit alles hiljuti ja ma kuskilt sõin ja telekast nägin. Las see kuule Sipsikust tehakse multifilm, et tegelikult nagu üllatus, et seda varem ei ole juba teinud, sest see minu lapsepõlveraamat ka ja nagu ka mu ema lapsepõlveraamat. Saikopid. Minu arust jumast lahe, seda isegi läks vaatama. Kas ma läksin? Ei läinud. Kinopiletid olid väga kirved. Nii legendaarne kuju, et kui temast tehakse multikas, siis see on väga tore ja kui lastel on jälle vaadata midagi, mis natukene on jälle selline oma kodu Eesti. Väga tore. Kõik buumerid said kurjaks umbes, et Sipsik on poiss või mingi teema oli ju, kas te mäletate? Mingi multifilmi pärast, come on. Ja selline meie kultuur, siis minul on hea meel. Juba jaanuari keskpaigas esinastub Vabariigi kinodest Jaan Tootsini dokumentaalfilm Fred Jüssi Olemise ilu. Fred Jüssi? Ma ei ole sellest kuulnud kahjuks. Kas sa äkki värskendaksid mu mälu? Hensu, see on nüüd küll piinlik. Kuidas sa ei tea? Fred Jüssi, Eesti legendaarsem looduse mees. Aga see on täiesti mööda läinud minust. Palun vabandust, vanaema. No nii. Kas uhku läheb Eurovisioonile? Issand, isegi võib minna. Hirmus mingi sehkendus on sellega enne. Issand, mul oleks praegu nii hea meel, kui see ikkagi olekski nii, et Uku läheb. Ja ma kunstanud Uku läheb. Wow. Ja kui Uku Suviste peakski Eurovisioonile jõudma, siis oleks parem, kui ta saaks esineda 12. mail. No 12, mis annab siis kokku 1 + 2 on 3, on ju eneseväljenduse number, nii et see päev nagu sobib väga hästi. 14. mail toimuvas poolfinaalis viperustest pääsu olla ei pruugi. No võt siin on jälle need muutused ja vabadus ja tegelikult see võib ka päris hästi sobida, et seal võib tulla selliseid, ootamatusi. Wow! Mida on spordiaasta 2020? No võib öelda otse, et on väga suur spordiaasta, sest Tokyos toimuvad järjekordsed suveolümpiamängud, mida Kanal 2K12 Postimees. Ma ennustan, oleme positiivsed, ma ennustan siiski häid tulemusi. Tal on metsik tööaasta, tal on metsik selline aasta, kus tal on tohutult läbirääkimisi, aga ta paneb ikka hullu. Ta peab hästi oma selja tagust vaatama. Mis lepinguid ja kellega ta sõlmib. Ja oma selga hoidku ka. Ott Tänak võidab teise järjestikuse maailmameistri tiitli. Teistmoodi ei saagi ju. Nii madalat tööpuudust nagu Trumpi ajal ei olegi vaata, et Ameerikast tükk aega olnud. Nii palju koroonasurmasid, kui USAs on praegu, ei ole kuskil mujal. Rahaliselt lihtsalt oli nii palju raha tuleb sellel aastal. Muidugi ta ei maksnud maksegi ära, ta maksis siis ainult $750 ja ta on, ma ei tea, mitu miljonit sõri, mis ta on riigile võlgu ju. Mida Eesti inimestel uueks aastaks soovida? Mõttel annavad mingis mõttes mingeid asju, et nagu korraks jääge seisma, väärtustage seda, mis on teie ümber, mitte ärge vinguge asjade üle, mida te ei saa muuta, mille üle teil võimust ei ole. Ei olegi midagi halvasti ja midagi äkilist nagu ei ole olnud ja ei tule. Sellised lood siis, ütleme niimoodi, et üleüldiselt nagu meil on mingi eraldi teemad võetud, aga nagu mille alla läheks see epideemia? Ma ei tea, kõige alla tegelikult see epideemia mõjutas nagu igat eluvaldkonda tegelikult hakata mõtlema. Midagi sellist, et nüüd on viirus, mis saab alguse Hiinas, nagu seda ilmselgelt keegi ei öelnud, et nii täppi ka keegi ei pane. Kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka, et jäseme pikenduseks pöial üles. Kahjuks YouTube võtab peale tundi või 2 mu kommentaarid endiselt maha, ehk saatke palun Instagrami mulle tagasiside. Näeme juba järgmine kord, davai, tšau! Jälle pikenduseks pöial üles. Pöial üles. Mis me ei saa?